Striker is on the move. He cuts inside. He's heading towards the box. He shoots. Goal! When we're out together, dancing cheek to cheek. Tere tulemast tagasi, kõik 104 matsi K3 jätkub ja jätkuvad mängumeeste mängudega, mängumeeste episoodid. Mina Germo ja minuga siin Kaspar Kotter, tervist! Jaa, tere ka minu poolt. On mõnusalt käima läinud see turniir. Jaa, nagu öeldud sai, mängumeeste mängud on viimaks lahti rullunud ja ega midagi lähemegi kohe asja juurde. Kuidas sa, Kotter, kommenteerid senist turniiri faasi, et kui alagrupi faas oli selline pigem et keris ja nüüd on lõpuks need mängud käima läinud. Kas nüüd vaatad ka teise pilguga neid mänge? Ei, kindlasti on palju vahvamad mängud, kui olid alagruppides ja mulle lisaks meeldib ka see, et kui mingid üllatajad said siin esimestest play-off mängudest edasi, siis lõpuks ikkagi jõuavad sinna tähtsastesse mängudesse, jõuavadki need kõige paremad tiimid, kes seal nagu väärivad olla ja peavad olema. Et see turniiri lõpp tuleb, ma arvan, vägevam, kui me osata ootasime. Ehk siis suurriigid pluss Mustobune Norra ka neid sees? Mulle ei meeldi öelda, et Norra oleks Mustobune, kui sul on ikkagi pooled tiimid on või pooled tiimi mängijad on ikkagi mängivad top 5 liigades, sul on Haaland, sul on Ödegaard, mis Mustobune see nagu on, et see, et nad ei ole riigina suutnud teha, see on nagu pigem nagu nende enda jama, aga kas me saame neid mustaks hobuseks nimetada? Minund jätab nagu külmaks asi, et me teame, et nad on Euroopa üks parimaid punte, et see ei ole üllatus ju, et nad nii kaugele on jõudnud. Mustobune peaks olema niisugune üllatus. No see, et kui oleks Roheneeme saared oleks jõudnud, see on üllatus, Mustobune, mis iganes. Norra 50-50 mäng Brasiiliaga, 50-50 mäng Inglismaaga. Me jõuame selleni, aga see ei ole minu jaoks enam üllatus. Mingil määral nõus, mingil määral mitte, aga see ongi see, miks meile jalgpall väga meeldib, et on erinevad arvamused. Aga läheme kohe asja juurde. Saksamaa Paraguay. Paraguay lükkas Saksamaa pelatseerias auti, nüüd omakorda Paraguay lükati välja Prantsusmaa poolt. Et Paraguay oleks olnud see sama Mustobune? Jaa, teda oleks saanud kindlasti nimetada. Selles mõttes ei saa Paraguaylesi süüdistada, kui me lähme, ma ei tea, kas me räägime kohe või jõuame hiljem sinna. Räägime Paraguay-Prantsusmaast. Jah, et Paraguay-Prantsusmaa, et nemad tegid kõik, mis neile lubati, lõhkusidki, ega nad mänguliselt ei olegi Prantsusmaalt üle, peavadki kuidagi seal jõuga või taktikaliselt üle käima. Mängiti täpselt nii, nagu kohtunik lubas ja kohtunik lubas selles mängus väga robustselt. Liiga robustselt juba. No liiga, kindlasti liiga, et ma arvan, et seda kohtunikku me rohkem niikuinii ei näe siin suurel areenil. Aga lõpuks Prantsusmaa sai oma võidu kätte ja nend Paraguay siis teekond lõppes. Kui said oma ühe rahvuspüha kätte, et rohkem ei ole vaja. Ei, ma arvan, see Paraguayle väga tähtis võit oli juba Saksamaa üle, aga jah, Prantsusmaa siis teenitud sealt edasi läks ja Prantsusmaa Marokko siis veerafinaalis, aga veerafinaalis veidike hiljem. Lähme edasi Portugal-Horvaatia. Kindlasti oli 8 finaalid üks vägemaid lahinguid ja meesena sinuga koos kommenteerisime ka ja ikkagi väga lõpu peale see mäng läks. Jaa, no sealgi ju see lõpp siiamaani tekitab nii teisteski kommentaatorites või inimestes eriarvamusi, et kas see värav oleks pidanud seal lõpus lugema või mitte. Me teame tegelikult, et puude on, see tehnoloogia tuli jalgpalli, et jääda, me peame sellega harjuma, meeldib see snikomeeter meeldib see meile või mitte, aga kuna see on, siis me peame sellega hakkama saada. Ma arvan, et siin peale selle on siin turniiril palju suuremaid probleeme kui see, et siin nüüd snikomeetrit hakati kasutama. Seda kasutati juba eelmine MM ja seal anti ka ju väga kahtlane penalti, ma mäletan Taani vastu äkki oli seal. Just, kus see võnks seal ära. Võnks võtsi vastu väikest sõrme ja siis mitte keegi ei rääkinud sellest 2 nädalat. Kuna Portugal-Horvaatia nii suur mäng ja milline see lõpp oli, seetõttu võib-olla sellest rohkem kui juttu tehti. Aga vanameister Ronaldo sai sealt ka võidu kätte ja nüüd Portugali ootab ees Hispaania. Seda me jõuame ka rääkida. Hispaania-Austria, no Hispaania pigem sõitis selgelt üle neist. Ma arvan, see oligi play-offide kõige igavam mäng selles mõttes. Austria ei mitte ühtegi raamilööki, mitte ühtegi nurgalööki, nad ei saanud isegi väraval nagu lähedale, et selles mõttes jah, täies üliigav mäng ja aga Veene võiti Hispaania lõpuks. Ja, Veene võiti Hispaania poolt, aga see on jälle täpselt sükest, et me ei saanud nagu seda õiget pilti nagu Hispaaniast ette, et siin Portugaliga tuleb neil korralik andmine. USA-Bosnia, see oli mäng ja sealt mängust ma olen kõige rohkem isegi see USA võitlasta jääda. See oli nagu väga tore,
aga Polagani punane kaart, mis tühistati ära nüüd, räägitakse, et Donald Trumpi käsi oli ka mängus, me ei tea, kui palju see käsi mängus oli. No see on New York Timesi ajakirjanikud suutsid kinnitada, et Donald Trump oli isiklikult helistanud Infantinole, küsinud, et kuulge, et äkki saad aidata, et lähed räägid seal kellegiga. Aga ei tea jah, kas see on 100% tõsi või mitte. Aga pärast Trump oma sotsiaalmeedias tänas küll Infantinot ja Wifat ja artikkel 27 on siis see, mille järgi seda reeglit võeti. Nii nagu Ronaldol tühisti punane kaart ära, mis pandi nii-öelda siis, et see on nii-öelda teoreetiline punane kaart, et kui sa rikud hiljem, siis see jälle hakkab kehtima, on ju. Nii nagu linnaliikluses näiteks. Jaa, aga see on ikkagi nali, see on nali. Selles mõttes see on punane kaart samamoodi. Aga see punane kaart, kas kokkuvõttes ikkagi jäeti kokkuvõttes ju jõusse, lihtsalt kui ta teeb seda uuesti, siis see kehtib. Sest et punasest kaarti ära ei tühistatud, vaid lihtsalt see pandi nii-öelda teoreetiliseks kokkuvõttes. No jah, aga selles mõttes eks Balogun teab, et ta ei tohi lihtsalt mingit sihukest asja enam teha ja nagu ta saab ju mängida, põhimõtteliselt ei ole selle punast kaarti. Aga siis ma teeks niimoodi, et Ronaldo punane kaart, mis ära nii-öelda tühistati, et ta saaks meil mängida, tundub minu meelest loogilisem, kuna see oli ju valikturniir ja nüüd on MM. Aga MM-il sa teed seda 8 finaalis, et mängida järgmine ring. Ma ei tea, see näeb lihtsalt nii halb välja nagu jälle, et tekitatakse endale ise probleeme nagu sihukeste asjadega, et kuidas konspiratsi teooriat. Ja täpselt, et sa annad võimalust inimestele mõelda mingeid sihukeseid asju, et jälle Trumpi oli mõju mõte. No jah, et nii saaks jälle rääkida. Ei no ise on lollakas, et läheb sinna seda sihukest asja tegema. Ja selge punane kaart. Jah, et ega eile samamoodi me jõuame jälle sinna, kuidas Kwanzas saab selle punase kaardi, ega ta ei taha, seal pallis põrkab see jalg üles, ega ta ei tahtnud seda nii teha, aga see on punane kaart, me ei saa selle vastu vaielda, et lihtsalt nagu tuleb ise natukene IQ-d kasutada. Aga siis mul endale meeldib kõige rohkem see, et too kohtunik oli Reza Fagani seal mängus, ta isegi jäänud viga selle eest ja siis pärast varranab punased, see oli ka oma mõte. Aga mis me siis sellest Palaganist arvame, et nüüd kui Belgia, kes võitis Senegali jõhkrasti Rilleris, lähevad omavahel vastamisi 8 finaalis, kas see annab eelise selgelt USA-le nüüd? Ma ei tea, kas selget eelist. Okei, Belgia ei ole hea olnud, aga nad on alati kuidagi mängu lõppudes seal just välja roninud ja... No see, kuidas nad ronisid Senegali vastu, see oli ebareaalne. Et ma arvan, et kõige, eks Balogun kindlasti annab väga palju juurde ja annab USA-le ja Belgia murekoht on see keskkaitseliin seal, et ta võib päris paksu pahandust tekitada. Ma arvan, et see tuleb tegelikult selles mõttes, kui nimed võib-olla ei ole nii suured, siis ma arvan, see tuleb väga vahva mäng ja väravate rohkem, julgeks öelda. No loodame. Nii, läheme edasi teisele poole. Brasiilia võitis Jaapanit ja järgmine ring nad kohtusid Norraga. See, mis oli meil eile õhtul, Norra võitis Brasiiliat ja me pigem oleme selles paadis, et see ei olnud liiga suur üllatus. Ei, kindlasti mitte. See enne mängu 50-50 isiklikult võib-olla oleks tahtnud, et Brasiilia läks edasi lihtsalt tänu sellele, kuna ma näen Brasiilia tiimis rohkem potentsiaali siin MM-il nagu kaugemale jõuda. Ma arvan, et Norral nagu... Eile oli ka ju tegelikult ju Haaland oli, ma ei mäleta mitmendal minutil ta selle esimese lõi, mingi 70+ on ju. Ta oli enne seda oli täiesti peidus. Ja siis tegi 2 oma roboti liigutust, lööb ära ja ongi kõik. Et sellest ühest mehest sõltub nii palju. Ma ei kujuta ette, kuidas Norra peaks mängima, kui Haalandit ei oleks. Mu jaoks tundus veideriga lükke see, kui Antonio Nussa võeti välja. Et see tundus minu jaoks veidikene veider lükka, aga toimis kokkuvõttes ja Brasiilia lõpuks oli ka see, et Rafinha oli on ju vigane, teda ei saanud kasutada. Toodi väljakule Neymar Junior lõpus, et kas sa ütleks, et Kardan see rotti läks alt? Ma ei ütleks, ma arvan, et seal Brasiilial oli täpselt kehtib see sama vanasõna, sa ise ei löö, lüüakse sulle. Henrik tuleb mängu 10 sekundiga kohe variant, mine lükka ära, penalt ei lööda ära, veel see Casemiro pall värava eest läbi, Neymar ei lähe seal lõpuni, on ju. Tahaks ka öelda, et pigem oli see realiseerimine. Ja realiseerimise taha ja brasiilastel ei ole mitte kedagi selle süüdistada. Ei kohtuniku, aga lihtsalt, ja kurb on lihtsalt see, et nad ei oska kaotada. See, mis nad hakkavad seal lõpus, hakkavad korraldama, Neymar lööb 90+8, lööb selle pendla sisse, läheb seal Nüülandile. See Nüüland ise ka teda provotseeris. Ei, seda küll, aga mida? Mine võta see pall, vii keskele, sulle raiskad aega. Ja täpselt, et see on su viimane MM. Ja siis ta läheb seal veel lollist, läheb haiget tegema Ödegardile. Ei meeldinud see, kuidas Norra seal lükkas. Selgelt ja frustratsioon sai Neymarist võitu ja Neymari Ivan tantse läbi, Messi Ronaldo veel käib. Aga
Lämmegi siis Messi juurde, Argentiina Rohelime saared, no see oli minu meelest turniiri mäng. Just seetõttu, et 600 000 elanikku Rohelime saared suutsid Argentiinale nii suure pinge pakkuda. Seda tulid 2 korral tulid rongi alt välja, et seal see penaltiseeria ei jäänud kaugele. Jaa, no selles mõttes väga, see ongi see, mille pärast neid nii-öelda väiksemaid punte siia lastakse jälle seesama emotsioon, mida nad suudavad pakkuda. See muinasjutu lugu. Ja muinasjutu lugu tavainimesele, kes ei teagi, kus Rohelime saared asuvad või mis asi nad on ju. Et neid on nagu väga vahva neile kaasa elada, eriti just suurte vastu, kui nad saavad hakkama. Aga nagu Argentiina kohta, nad on väga üksluised nagu see, et sul on 5 venda kastis, aga sa otsid ikka seda kõige lühemad poissi, ainult Messit ja muud moodi ei saa. Ja noh, ma arvan, nad siin veerandfinaalist lähevad veel edasi, aga poolfinaalis suudetakse see asi nagu lukku panna, et ma ei tea, kohtuvad seal Norra või Inglismaaga pannaksegi üks-ühele, mingi mees kaitseb, lihtsalt politseinik pannakse Messi peale. Aga räägime Rohelime saared mängisid ka selle sama asja ja Messi oli kohe veel lukus, aga see Messi värav, mille ta lõi, see sööd Martineselt Messile, ta on 39, tal on ikka see touch on nii paigas, et pole midagi öelda. No sa nägid ju 41-aastase touchi ka Horvaatia mängus. Nägime. Absoluuseis on ju, et sul oli häälepaelad juba lõhkemas selle Ronaldo olukorra. Aga Messi puhul lihtsalt see ajast oli veel parem kui Ronaldo. Ei, seda küll jah, et ei au kindlasti, ta on väga hea mängija, aga lihtsalt ma just mõtlengi edasiste mängude hulgas, mida tugevamaks sul need mängud lähevad, et kui kaua see mees jõuab tassida nagu. Ma ei kujuta ette, aga ma tundub, et tal on midagi veel sees, tal on midagi veel sees olemas. Aga ma küsin sult ühe siukse provotseeriga, kui Argentiina peaks MM-i võitma, kas Messi saab uuesti Ballon d'Ori? Ma arvan küll, ma ülekandest tõin selle välja ka ja ma arvan, et ta võidab selle 9. Ballon d'Ori, kui Argentiina võidab MM-i. Kurat, ma tahaks loota, et no jaa, ma ei imesta. Kes teine on siis? Kellel see veel annad? No kui peaks Prantsusmaa finaali jõudma, siis Dembele. Meistrite liiga võitja. Messi, MLS-i parim mängija. MLS-i parim mängija, kus nad kukkusid veerandfinaalis. Donald Trump teeb kõne peale ja ma arvan, see nii saab rahupreemia või midagi siukest. Trump saab rahupreemia, Messi saab Ballon d'Ori. Aga läheme edasi Argentiina siis järgmine voor Egiptusega nüüd, et mis me sealt ootame? Ma arvan, et ega sealt midagi suurt võib-olla oodata. Sa kommenteerid ju Andrei selle mängu? Jaa, mul on... Mis sa ootad ja loodad sealt mängult? Ma tegelikult tahaks, et Egiptus suudaks vastu panna, aga ma arvan, see tuleb hästi kinnine mäng just Egiptuse poole, et nemad hakkavad seal nii-öelda kaitsma, proovivad kontrate peale. Egiptusel oli ka pikk mäng, tulid penaltitega alles edasi seal Austraalia vastu, et ma ei oota sealt midagi väga palju, aga ma ei usu, et ka Argentiina nüüd hakkab nagu lammutama või selles mõttes, et ma arvan, siuke 1-0, 2-1, midagi siukest. No pigem Argentiinades ikkagi. Pigem küll jah, et siuke 70-30 Argentiinale. Pigem on samas paadis. Sveits, Kolumbia, sealt paadist. See on nagu huvitav, nagu Sveits on iga mänguga ainult paremaks läinud ja mulle väga meeldib tegelikult, kuidas Sveits mängib, neil on mängid distsiplineeritult, kuigi nende kohta võib just samamoodi öelda, et see ei ole üllatus, et ta nii kaugel on. Neil ei ole siukest võib-olla tippmängijat nagu Norral on. Neil on lihtsalt see meeskondlikkus, kogemus, Granit Xhaka, Rodriguez seal, kes 30 kollektiiv. Ja siis on noor see Mansambi, ees on veel Embolo, on ju. Nagu nimesid kõik teavad suurturniiridelt, aga nagu siukest suurt säravat karjääri ei ole ükski sveitslane peale Shaqiri teinud. Et aga Sveits... Väga ütlane meeskond. Ja Kolumbia tegelikult suhteliselt sarnane. Võib-olla on mõned säravad nimed, aga ma arvan, et seal räägib võib-olla Kolumbia kasuks ka see Lõuna-Ameerika nii-öelda koondis, et see turniir on seal, kus on solemad kraadid praegult. No see selleks, aga ma arvan, et Sveitsile on tegelikult oli väga hea, et nad said seda enne mängu Alžeeriaga, said 9 päeva puhata. Et nad said nagu korralikult selle tempo alla võtta, nii-öelda akusid laadida ja hakata jälle seda fitnessi üles ehitama selleks ajaks. Et ma arvan, et kui ma peaksin pakkuma, ma arvan, et see tuleb samamoodi väga kinnine mäng, nagu Kolumbia mängud enamus kõik on olnud ja ma arvan, et Sveits läheb edasi. Mina julgen pakkuda seda. No ma jään siis Kolumbiasse uskum. Aga enne kui me veerandfinaali juurde räägime ära, siis ka mis täna toimub. Täna toimub Portugal, Hispaania. No see on mängude mäng, lahingute lahing. Kas saab turniir läbi Ronaldo jaoks, kas saab turniir Lamine Yamal jaoks? Mis sa sellelt mängult ootad? Huvitav on näha, kuidas Portugal hakkama saab, selles mõttes Horvaatia vastu, nad olid nagu periooditi, nagu kui me jaotame jälle selle mängu veerandaegadeks, siis esimene veerandaeg oli väga hea, peale joogipausi hakkas Horvaatia jälle mängima
ja siis vastupidi oli teise poole, esimese poole oli Horvaatia parem, lõpus jälle Portugal on ju surus, neil oli seda väravat vaja, Ronaldo võeti välja, Ramos tuleb ja hakkab tegema, on ju. ja tegi ja selles mõttes, aga mind huvitab just, kui nad kaitsevad täpselt samamoodi nagu Horvaatia vastu, siis seal ei ole variantigi neil. Aga ma arvan seda, et Hispaania tahab ise rohkem palliga olla ja see sobib Portugalile rohkem. Ma arvan, jah. Seal keskenduda nendele nii-öelda vasturünnakutele ja nii-öelda hakkida, lõhkuda ja väga palju oleneb ka muidugi Roberto Martinese koosseisu valikutest. Kui seal Pedro Neto jälle see kaer alustab seal paremal äärel, siis ei ole mitte midagi nagu teha. Sa arvad, et Neto on nii-öelda Portugali see üks nõrgemaid ülisid? No, me nägime Horvaatia vastu. Aga Horvaatia vastu oli tema see, kes pani selle supersöödu Ronaldole liini taha. Ja siis, kui suluseis oli? No siis ei ole vahet. Siis ei ole vahet. Ma olen ka unenäos teinud kõiki asju. Treeningis ka? Ei no lõpuks nagu ta oli ikkagi, tema taha jäi väga palju esimesel poolel. Nagu ta otsib nagu kuskil. Ma saan aru, et tema see tugevus võiks olla see, et ta võtab ette vastastu värki. Just ma arvan kontra tema. Jaa, aga sul on Conceição, Conceição on suhteliselt sarnane, aga ma just mõtlen seda, et tal on see kuidagi loll harjumus, et kui tal see ei tule esimene kord välja, siis ta nagu pressib selle, kuni tuleb välja ja kui tal ei tule, siis ta rikub lihtsalt selle teist asja ära nagu. Ehk siis sa pigem eelistaksid äkki João Felix ja Rafa Leaardi peal? Näiteks või Conceição, no ma arvan, et Conceição pigem tuuakse lõpus, aga sul läheb, võib-olla Conceição on niisugune natuke naglamvend ka, et ta suudab seda Kukureiat seal närvi ajada. Just. Et ma arvan, et seal minnakse jälle provotseerima ja Kukureia kindlasti, ma arvan, läheb seal mingit asja kellegiga ütlema, arutama ka. Me teame, et möödunud aasta rahvusteliga finaalis Portugal mängis Hispaaniaga, Portugal võitis penalti seerias, 40 aasta Ronaldo tegi tol peal skoori. Kas nüüd 41-aastasena Ronaldo võiks rikkuda Portugali mänguplaani, kui me võtame, et vastane Hispaania ja Portugal hakkab mängima kiirnakute peale? Kui ma peaksin jälle seda Horvaatia mängu pealt võrdlema, siis ma kipun arvama küll. Sest tal on jube tihti on see, et kui Portugal võidabki palli, siis tema esimene mõte ei ole see, et jookseks sinna liini taha. Tema tahab seda palli enda kätte, et siis hakata seda mängu Et see tõmbab selle mängu jälle nagu kuidagi kokku. Et ideaalis võiks olla ju nii, et rünnak tuleb läbi teiste meeste äärte pealt. Ja tema lõpetab selle. Mine seisa seal penaltipunkti peal ja oota seda söötu. Et loodetavasti Martínez suudab talle selle selgeks teha. Martínez on, ma arvan, ei ole see mees, kes Ronaldo ise jaoks tegema. Ei, no kindlasti, aga seal Portugali eesotsas ei ole kindlasti. Fernando Santos ka ei suutnud seda teha, aga nagu lihtsalt natukene võib-olla Ronaldol tema vastu austust rohkem kui Roberto Martínese vastu, ma arvan. Aga mis sa näed, millised võiksid olla siis Hispaania trumbid Portugali vastu? Et nad ikkagi hakkavad ju palliga kõigutama Portugali. Ma arvan, Hispaania puhul on see, et kui peaks Portugal pressi tulema, siis suudetakse väga kiirelt läbi lõigata sealt teha äärtel Jamal, teisel pool Baena. Nico võib-olla. Või Nico. Ja täitsa huvitav on näha, kuidas läheb samamoodi, ega kui see siuke läbikäigu hoov on seal Portugali kaitses, et siis Jamalil ja Nicol tuleb päris palju võimalusi. Ise asi, kui palju nad ära löövad. Jamal on päris palju raisanud see turniir. Nagu, et seal Austria vastu oli ka vist mitte midagi põhimõtteliselt teinud, 5 lööki ja valiti mängu parimaks. See oli võidi võider, et see Kukureia ja Hispaania lööb 2 on ju ja... Aga edasi läheb kes? Hispaania. Nii kahju, kui see sulle ei kõla, siis ma arvan, et Hispaania ikkagi nagu selles mõttes, ma näen lihtsalt, neil on, ma isiklikult tahaks ka pigem Portugal, ma ei ole kunagi siuke suur Hispaania tiki-taka jalgpalli austaja olnud, aga ma arvan lihtsalt, et neil on siin natukene rohkem kvaliteet. Mina arvan Portugal. Nii, täna öösel toimus Inglismaa versus Mehhiko, kus siis inglased noppisid oma tähtsa võidu 3-2, Mehhiko kaotas 3. korda alles Aztekal. Et mis me sellest mängust arvame, et Inglismaa ikkagi rammis ennast edasi tänu Jude Bellinghamile. Ja Jude Bellinghamile ja pluss võib öelda sellele teise poole ja hingestatud kaitsetööle. Jõhker masin. Sa tegelikult oled ju terve teise poole ja vähemuses. Seal Aztekal kõrgus, temperatuur, kellelgi pole lihtne, aga pead vastu ja Thomas Tuchel läks nii kaitsvaks. Kõik kaitsjad tõi sisse. Dan Burn lõpuks, Jet Spence. Stones oli seal Saka asemele Stones, et sa lõpuks mängiski nagu meil omal ajal, kes see oli, Magnus Persson, 7 kaitse. Ja Bosnia aasta ikka see 5. Aga pidasid vastu, tubli ja... Aga see oli tundunud, et seda Aztekalt räägiti nii, nagu see mäng toimus kuskil Mount Everesti mäele. Et seda kõrgused äkki räägiti liiga palju üle.
no ma arvan, et see oli teadlik nagu tegelikult spin ka Inglismaa meedia poolt, et rääkida mingitest juba ette vabandustest juhul, kui ei tule välja. Ma tahaks ka seda arvata ju. Et tuli välja, kõik hästi, lähme mängime edasi, aga kui ei tule, oi, meil on siin raske hingata ja ma ei tea, me ei saanud öösel see Viagra jutt oli ka ju mingi... Ja Viagra jutt, et see aitab, ega nad ei mängi seal, selles mõttes, et telk püsti on. Aga jah, ja järjekordselt murekoht, mis on Jordan Pickford. Sai seal paar head tõrjed kirja, aga nagu nii lühikesed käed väravahil nagu on keeruline. Nii kaugele ei sõida. See sama Jimeneze pennal ka, hüppab ühele poole nagu, aga käsi ulatab poole. Siis vaadad seda Keini penaltit, super penalti ja kui lähedal oli tegelikult Rangel. Aga samas oleks, ma ei tea, vastupidine oleks pidanud Rangel terjuma seda Jimeneze penaltit oleks selle ära toonud. Aga ma millegipärast arvan, et see on Pickfordi viimane suur turniir. Ei, 100%, siin ei ole kahtlust. Ei saa. Sul on Henderson, sul on Trafford peale. No Henderson ma arvan ei saa, aga Trafford on lihtsalt juba pikkuse pärast ja kui ta leiaks nüüd mingi klubi, kus ta saaks mängida ka, et siis... Sellega läks veidikene pahasti. Et siis võiks nagu täitsa asja sellest mehest tulla. Nii, aga lähme kohe siis selle veerandfinaali peale ka. Inglismaa versus Norra. Vot see on mängude mäng ka. Veerandfinaalis, no ma tahaks ikkagi... Ma pean veel ütlema, ma olen Norra poolt. Juba see, et nad on meil siin naabrid, nad on meil siin ikkagi lähedasemad kui Inglismaa ja see Inglismaa see, kas tuleb koju või ei tule, kui see veidikene tüütab jätkalt ära. Jaa, kui ma nüüd selles paaris olen, siis ma olen kindlasti Norra poolt, et mul ei ole Inglismaa vastu mitte midagi. Me teame, et Eestis on ju Inglismaa kogukond on nii palju suurem, et Inglismaa fänne on kõige rohkem olnud Eestis. Aga jah, mulle pigem ka just see, et see, kuidas jälle see arvamus endast inglastel on nagu nii suur ja nii üleolev, et me oleme alati maailma parimad asjad, aga tõestust ei ole sellele, et Viimati 66, aga ei, see tuleb jälle vahva mäng ja ma arvan, et seal Haaland hakkab ka pulli tegema, et selles mõttes ja vaadates, kuidas nüüd jälle ei ole inglastel parem kaitset. Ma ei tea, kuidas nad selle ära lahendavad. Aga siin räägiti, et midagi, et võib-olla James tuleb on ju tagasi selleks mänguks. Väga läheks vaja, väga läheb. Aga no ma arvan, see on ikkagi, kui ta isegi poolvigasena mängib, siis lükatakse sinna vähe teravam poiss, pannakse see sama Nussa ja see tõmbab jälle seal 5 minutiga. Aga ma arvan, Norrale sobib ka sellise Inglismaa vastu mängida, nad ongi ka kaitsvamad, nad tulevad kontratega üle. Haaland teebki võib-olla paar pallipuudet ja need piisabki nii kaua, kuni ta lihtsalt lööb omad variandid ära. Ühe jättis löömata ju eile Brasiilia vastu seal tagapostist. Aga üldse tegelikult raisati. Et selles mõttes, aga ma arvan, et ei, see tuleb, nüüd ongi vahvad, kõik on vahvad mängud ja väga lahe on oodata. Aga lähmegi siis nii-öelda sellega edasi, me pakume, kes läheb edasi poolfinaali? No ma tahaks Norra, ütleme Norra. Nii, Norra on poolfinaalis ja teeme selle asja variandi välja ka, et Argentiina jõuab ka poolfinaali. Nii, meil on Norra-Argentiina. Ma arvan, et Šveits jõuab. No rahu. Läheme Norra-Argentiinaga praegult. Näeme Norra-Argentiina. Siit poolt tuleb meil Prantsusmaa alistab Marokko mõlemad. Nii, Prantsusmaa tuleb poolfinaali. Teiselt poolt Hispaania. No vot, selles me jääme kahte leeri, aga paneme Hispaania siis. Nii, Prantsusmaa, Hispaania, Argentiina, Norra. Kes mängivad finaalis? Kui ma niimoodi peaks ütlema, siis ma ütleks Prantsusmaa, Norra. Aga tegelikult ma isiklikult aga imesta, kui tuleb MM-i kordusfinaal. Ja ma ei ole ka suur fänn sellega, et kui 2 sama kontinendi riiki mängiks finaali. Nagu see peaks ülemaailmne turniir olema ja lõpuks meil on poolfinaalis. No okei, me ei saa seda nagu kontrollida või lihtsalt see oleks nagu minu loll lootus on see. Aga ma ise arvan, et näiteks Argentiina ei saa vaata Šveitsilegi vastu on ju. Ja siis ongi, me oleme neljakesti Euroopa tiimid on seal veerandfinaal või nii-öelda poolfinaalis 8-7 on Euroopast veerandfinaalides. No me teame, et Lepsoni ennustus oli ju siuke, et vaid üks Euroopa meeskond jõuab poolfinaali, tema hot take. No sellega läks natukene pekki. No siin on meil varianti ju. No on varianti, aga pigem ei usu. Samamoodi Lepsonil me teame oli ju see, et turniiri võitja on Brasiilia ja Mustobin oli Norra, aga Mustobin võitsin maha. Minu hot take oli see, et Messi ja Ronaldo last dance on lühem kui kõik arvad, ehk siin Šveits ja Hispaania lükkavadki nad nüüd välja. No väga võimalik, mine sullu tea. Aga hetkel nende viimatantsuli kestab. Poolfinaalis, kui peaks olema Prantsusmaa, Hispaania, sa näed, et Prantsusmaal on rohkem kvaliteeti, sa näed, et Prantsusmaa lükkab Hispaania välja. Ja ma arvan küll. Ma arvan, et Prantsusmaa ei ole veel oma täie võimsusega mängibki. Et see viimane võit Paraguay üle 1-0, vaid see ei ole mingi... Ta on küll raske, aga nagu seal nad tegelesid rohkem nagu seal maadlemise ja nagu haigete või nii-öelda
nii-öelda siis oma tohterdamist. Aga ma arvan, et Hispaaniaga ka pole veel saanud päris sotinist selgeks. Ma arvan, see Portugaliga mäng ongi nüüd päris test nende jaoks. Jaa, seda kindlasti. Ja aga ma lihtsalt arvan, et no selles mõttes Prantsusmaal on kõige rohkem potentsiaali juurde veel panna, nagu et vaadates, ongi, kui keegi saab neil vigastada, neil on kohe võtta sama ja nagu... Aga kui saab vigastada, kas Papé, Dembele või Olise, siis on pahandus. Miks? Sul on Tšerki, sul on Turam. Kas Turam või Mateta on päris see, mis on Papé seal ees? Ei no kindlasti, aga siis... Kas Olise on kohe olemas mees? Prantsusmaal sul on jälle, Deschampsil on jälle võimalik muuta oma mänguplaani. Hispaania ei saa minna nüüd, et hakkame nüüd tipu selle Borja Iglesiasele toppima, on ju. Või Ferran Torres seal põhiründaja. Ei, no. Aga Prantsusmaa saadki oma, mängidki siis 4-3, kus tipuründaja seisab samamoodi ainult kastis ja teised vennad ehitavad. Sul on Tšerki, sul on Turam, sul on veel Barcola, kes suudab tegelikult tipus mängida seda sama positsiooni või siis saabki Dembele ainult tipus mängida. Et selles suhtes ma ei näe. Päris palju, aga kui peaks Portugal tulema vanastele vastu? Ma arvan, siis on suhteliselt sarnane. Ma ei näe kellegi. Ei, ma arvan, et ei ole vahet. Eks Prantsusmaa tuleb sinu meelest maailmameistriks? Jah. Ma ütlesin seda enne turniiri siin samas saates. Ma küll ennustasin seal sotsiaalmeedias teistmoodi. Aga... Seal sa ütlesid kelle siis? Brasiilia. Aga siin ma ütlesin Prantsusmaa kohe. Siis kahepalgelisus tuleb välja võrrelt. No, jah, ei tegelikult ei hullu midagi. Aga võt siit poole pealt see Norra-Inglismaa ikkagi on see, mis mind kraavib. Et kas ja kuidas Inglismaa mängib Norra vastu? No ma arvan, nad mängivad täpselt samamoodi, kuidas nad lähevad, aga nad on juba nii-öelda, kuidas ma ütlen siis. Eile Mehhiko vastu mängiti jälle hästi, aga Kongo vastu pääseti. Neil oli alagrupi viimane mäng. Inglastel jopab. Jah, nagu neil oli alagrupi viimane mäng, ma ei mäleta nüüd peast, kellega neil oli. Ega seal ka liiga hästi ei mängitud. Kes iganes seal oli neil. Aga seal liiga hästi ei mängitud. Lõpus pidi jälle Kein pidi seal nagu päästma. Keini puhul ta peabki päästma. No ta peabki päästma, jah. Aga nagu samamoodi lõpuks me võtame siit iga koondise põhimõtteliselt, kellele kui me võtame ette, Argentiinal Messi, Inglismaal Kein, mõlemad päästavad. Aga kui need vennad pannakse lukku, Norral on Haaland, Prantsusmaal sul on 5 venda, kes võivad teha. Hispaanial on 3-4 venda, kes võivad sul teha. Portugalil 2-3. Ja Ronaldo ei ole üks neist. Ei. Et Ronaldo võib penalteid lüüa selles mõttes, aga jah, et teistel on lihtsalt nii palju seda jälle juurde panna, et mis saab. Okei, Inglismaal on Jude on ka väga hea soos ja nagu Toomas Tuchel tegi sellega küll õige otsus, et ta ikkagi alustas turniiri Jude Bellingham. No seal ei olnud varianti ka tegelikult. No seal oli väga palju juttu. Räägiti küll, et jah, et Rodgers võib olla, aga Bellingham on ennast tõestanud. Ja minu meelest see on see Bellingham, mida me nägime siis, kui ta alles Realiga liitus. Just, et tal on see enesekindlus, see tuhh on taga nagu ja seda on nagu lahem vaadata nagu, et ta võiks näidata seda Hispaania liigas ka mingi hetk. Võiks. Nii, mul on veel siin alles jäänud 2 küsimust, ega meil siin on tänane episood aga kiiresti läinud. Maailmameistriks tuleb Prantsusmaa. Minu arvan küll. Hõbemedal läheb kellele? Seal poolt... Prantsusmaa Norra finaali ei kujuta ette isiklikult. No, see oleks tegelikult suhteliselt lahe, siis me näeks selle Mbappe Haalandi selle ära. Aga no mina ütlen, et Portugal-Argentiina finaal. No sa ei saa muud moodi öelda. No viimane tants peab olema Ronaldo Messi viimane tants. Ei, see oleks jälle samamoodi lahe, aga ma arvan jah, et kas Prantsusmaa Argentiina või Prantsusmaa Norra. Ja tebi Prantsusmaa siis jah? Jah. Inglismaa ei saa sinna? No, ei võivad ikka saada, aga nagu ma räägin, nagu me mõlemad oleme selles paaris Norra poolt ja ma ei saa enam seda kahepalgelistust lubada, kui see siin ühe korraga välja küll, nii, ja kellele läheb kuldne saabas? 7 peale hetkel Haaland, Papé, Messi. Kes tuleb turniiri suurimaks alaküdiks? Vaatame, nii Prantsusmaa, Marokko, ma arvan Mbappe. Ikkagi Papé. Sest mänginud Marokoga. No aga Messi mängib ju siin ju veel ka, ma näe, Egiptusega, no jah, aga... Šveitsiga, Umbriga. Ei, ma jään ikka Mbappe. No, eks ma ütlen, et Ronaldo siis. Võit öelda. Ronaldo on 3. Ma arvan ka kas Papé või Haaland. Ja Haaland oleks ka see, et ta suutis nagu eile jälle jätkata oma seda seeriat, et igas mängus löödud nagu värava. Ulme. Ja keegi vaatas üle, et Haalandil on sama palju väravaid, kui isegi rohkem, kui Ronaldo oli 5 MM-iga, et see on Haalandi esimene MM. 2018 MM võeti välja sealt, kus Ronaldo või läheb vähe rohkem. Aga
selline see episood meil täna kokku tuleb. Mõned episoodid on veel jäänud, kõik mängud jätkuvalt on teil vaadatavad K3 vahendusel. Tänaks kõik, teiega olid Kotter ja Nava. Aitäh! Nägemist!